Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Saksamaal Wackersdorfis on praegu veel suhteliselt vaikne. Hommikul kostavad veel tenniseväljakult üksikud kõksud, aga varsti käivitatakse siin mootorid. Algab Rotaxi karikasarja Euroopa teine etapp. Tere tulemast mootorite maailma. Rotaxi Euroopa karikasarja teise etapi finaalides eestlased üleliia rõõmustada ei saanud. 6. etapil osalenud Eesti kardisõitjast pääses finaalidesse sõitma täpselt pooled. Aavo Talvar, Ralf Aron ja Fred Alliksar, kes veel eelmisel aastal võistles juunioride klassis, oli Eesti meister. Loogiline olnuks ju selleks soojaks üle minna seeniorklassi, aga Fred võttis 2 aastat korraga ja kohe TD2 klassi kõige kiiremasse. Miks nii? Seetõttu, et kuna tiimiga otsustasime, et mõistlikum on jätta 1 klass vahele ja minna kohe meeste klassi. Ja kuna see üleminek pole olnud raske, et ma usun, et väga hea otsus. Nüüd siis Wackersdorfi sündmustest. Esimeseks ülesandeks oli finaali 32 kiirem hulka jõudmine. Kas sellega probleeme ei olnud? Selles mõttes, et see aasta on konkurents kõva, et eelsõidud läksid enam-vähem, kuid ajasõidus oli samuti hea, aga poolfinaal ja finaal oli mõlemal sõidus oli väike äpardus ja juhtus õnnetus, et ei läinud nii hästi. Kaua sa sõita said enne, kui rajal kokkupõrked hakkasid? Sel hetkel olin 10, et sain äkki 4 või 3 ringi sõita, et sellel õnnetus juhtuski, et see ringil, et midagi pole parata. Olete juba jõudnud analüüsida ka, kuidas ringiajad on ja kuidas kiirus oli? Et see andiski mulle väga palju kogemust ja jõudu, et oli märgata, et ma sõitsin esiviikus praktiliselt nende aegade põhjal, et ma arvan, et siit on nagu hea edasi minna. Kuidas eestlased üldse Euroopa karikal silma paistsid? Jaa, et Aavo Talvari kui ka Remo Rahule ja Aroni, et kõik olid enam-vähem sellised keskmised, aga on näha, et kõigil on veel arenguruumi. TD2 klassis võistelnud Fred Alliksar ebaõnneks algasid nii eelfinaal kui finaalseid kokkupõrgetega just kurvides ning irooniana oli mõlemas sõidus Alliksarele otsa sõitnud üks ja seesama Saksamaa piloot. Pidevalt esikümne ringiajaga näinud Fred lõpetas finaaliles 26. kohaga. Eestlaste kogenuima Aavo Talvari jaoks ei möödunud Rotax seeniorklassi finaalid ootuste kohaselt. Eelfinaalis healt kohalt 10. positsioonilt alustanud Talvar oli ruudulise lipu langedes kukkunud 32. kohale. Finaalsõidus suutis Aavo Talvar oma positsiooni küll veidikene parandada, kuid lõpptulemuseks jäi ikkagi alles 26. koht. Sten Dorian Piirimäe jaoks oli finaali uks seekord suletud, lootussõidus sai ta kirja 20. tulemuse. Kõige nooremate Rotax juunioriklassi poiste hulgas esindas finaalides eestlasi Ralf Aron, kes sarnaselt Aavo Talvarile eelfinaalis lõpetas alles 32. kuid finaalis suutis resultaati parandada ning sai kirja 25. tulemuse, mis jäigi teiselt etapilt eestlaste parimaks kohaks. Lohutussõidus leppisid 16. ja 17. kohaga Remo Rahula ja Ermo Pihtjõe. Eesti kardispordi juubelihooaja üheks tippsündmuseks on aga 26. mail Haapsalus toimuv Rannarootsi Grand Prix, kus võistletakse väärikatele auhindadele ning endised kaarditipud teevad omaaegse tehnikaga demonstratsioonsõite. Laupäeval 26. mail kell 12 toimub Rannarootsi keskuse parklas Eesti kardispordi juubelihooaja tähtsündmus Rannarootsi Grand Prix. Rajal Eesti tipud ja kiired külalisvõistlejad tuleb kohale ja naudi põnevat võidusõitu. 26. mail kell 12 Rannarootsi keskuses. Nüüd aga põgusalt autodest, mida saab Lõuna-Eesti teedel näha juulikuu keskel. Rally Estonia raames sõidetakse tänavuga Historic-sarja Euroopa meistrivõistluste etapp. See on Eesti autospordis ajalooline, sest varem pole Euroopa meistrivõistluste etappe meil korraldatud.
Sõita lubatakse autodel, mis on homologeeritud enne 1986. aastat ja enamus neist on tagaveolised. Klasside kaupa jaotatakse autod vastavalt vanusele. Esimeses grupis võistlevad enne 1970. aastat toodetud, teises grupis 1970–1975, kolmandas 1976–1981 ja neljandas 1982–1985 toodetud autod. Eestlased tegid ajalugu tegelikult juba eelmisel hooajal, kui Porsche 911 tuli võitjaks Alar Hermanson, kelle kaardiloojaks oli Andre Vare. Enduros hoiame maailma meistrivõistlustele pöialt Aigar Leokile, kes oma teisel hooajal on juba stabiilselt esikolmikumees. Kodus oli aga kavas Eesti meistrivõistluste ja Balti meistrivõistluste etapp. Stardis oli üle 130 sõitja, ringipikkus 70 kilomeetrit, millest 90% kulges maastikul. Kõvemad sõitjad läbisid selle ringi 3 korral. Avapäeva kiirem mees oli väga mitmekülgne Martin Leok, kes võttis ühtlasi ka võidu Enduro 2 klassis. Leok oli pea kõigil katsetel kiirem, edestades lõpuks Enduro 1 klassi võitjat Mikko Mellini rohkem kui 2 minutiga. E1 klassis sai teise koha lätlane Edgar Silins. Enduro 3 klassi võidu võttis avapäeval Riho Kollist, teine oli Tõnu Kallast ja kolmas lätlane Janis Rasmanis. Teisele päeval sõideti veel üks ring, rajale jäi siis 90 võistlejad ja päeva kiirem oli taas Martin Leok, kes edestas poole minutiga E2 klassis teise koha saanud soomlast Petri Kolit. Kolmas oli selles klassis lätlane Lauris Ermanis. E1 klassi võitja oli samuti lätlane Edgar Silins. E3 klassis sai sarnaselt esimese päevaga võidu Riho Kollist Tõnu Kallasti ees. Seeniorid 40+ klassis võitis lätlane Einars Winters, teine oli Almar Proos. Harrastetest oli taas kiirem Tiit Tomp. Algatest sai teise päeva võidu Vallo Põder, teine oli Marek Uustalu ja kolmas Leo Kullis. ATV klassis oli kiirem Tamur Vanker. 2 päeva kokkuvõttes olid siis klasside paremad Enduro 1 klassis lätlane Edgar Silins, Enduro 2 klassis Martin Leok, Enduro 3 klassis saime kaksikvõidu, esimene Riho Kollist, teine Tõnu Kallast. Seenior 40+ klassis oli Andrus Allikvee kolmas, veteranid 50+ klassis aga Madis Pool kolmas. Harrastajate klassi liider on Tiit Tomp, kolmandal kohal on Vaido Kalm, algajatest on liider Marek Uustalu ja ATV klassis Ivar Pill. Traialitel jagavad 2 kõrgemat kohta Olev Põder ja Meelis Saar. Kestvuskrossi Eesti meistri- ja karikavõistlused jätkusid Illuka krossiga, kus soolode klassis oli konkurentsi tulnud pakkuma ka väga tugevad soomlased. Absoluutvõit jäi siiski koju, selle eest hoolitses Martin Leok. Teise võidu tõi Eestile quadreisete klassis Siim Vaide, kellele see oli otse kui lohutuseks pärast koseetapi katkestamist. Illuka kestvuscrosside hing on Urmas Talli, kes tuleb korraldusega toime ka siis, kui kõik ei suju päris plaanide kohaselt. Hommikul osa välja jätta enne starte, siis siiamaani kõik sujunud iseenesest. Ei näe mingisuguseid möödalaskmisega, puudujääke, mitte midagi ei saa. Kõigepealt ülevaade klassidest, kus mängus Eesti meistrivõistluste medalid. Soolod olid rajal 2 tundi, mille jooksul suutis pea terve sõidu liidrikohal olnud Martin Leok teha 16 ringi, distantsi pikkus oli 4,8 kilomeetrit. Ning sama palju ringe peale Leoki suutis läbida veel vaid 3 soomlast. Üldaresse teine Jani Kovalainen, kes kaotas Leokele 1 minuti 23 sekundiga, kolmas oli Mika Karma ja 4. Jari Alanen. Eesti meistrivõistluste klassides oli ülevaade järgmine. E2 klassis oli Leoki ja Karma järel 3. Timo Mõts. E1 klassist oli Alaneni järel 2. Toivo Nikopensius, 3. oli Antti Kala. E3 klassis sättis Mihkel Merimaa ennast 2 soomlase vahele, võitja oli Kaivalainen. 85-kuubikuliste klassist tuli võitjaks küll Antti Ahtila, teine oli Jarmo Lehiste ja 3. Kevin Pardanen. Meistrisarja klasside hulka kuuluvad seekord ka seenior pluss klass ja siin tuli võitjaks Reijo Engman, kes edestas teiseks tulnud Aivar Rabit
2 ringiga, kolmas oli Rene Jõgimaa. Karikasarja klassides jagunesid kohad järgmiselt. Enduro võitja oli Egon Hüpraus, kes edestas klubikaaslast Jaanus Nuuti 2 ringiga, kolmas oli Kristjan Siilak. Harrastajate võit läks sel korral Tarvi Remelgasele, kes edestas 52 sekundiga eelnevad 2 etappi võitud Avo Ärmi. Teine oli Toivo Ilves ja kolmas Aivo Schmidt. Kui sõidetud on 3 etappi, siis Eesti meistrivõistluste klassides on üldseis järgmine. E1-klassi liider on küll soomlane Jari Alalen, kuid sama palju punkte on kogunud ka Gert Pääbo. Kolmas on Toivo Pensius. E2-klassis on täisedu 3 etappi võitud Martin Liokil. Teine on siis Mika Karma Soomest ja kolmandaks tõusis Timo Mõts. E3-klassis on liider Joni Kaivalainen Soomest, teine aga Mihkel Merimaa. 85-klassis on peale kolmandat etappi liider küll soomlane Ahtila, teisel kohal on aga Jarmo Lehiste. Seenioride liider on Reijo Engman, teine Rene Jõgimaa ja kolmas Aivo Rabi. Karikasarjas on Enduro-klassi liider Egon Hüpraus, teine Jaanus Nuut ja kolmas Jüri Koger. Harrastajate liider on Avo Ärm, teine Tarvi Remelgas, kolmas Sander Lõhmus. Veteranide klassis 50+ on liider Madis Pool, teine on soomlane Salonen ja kolmas Toivo Ilves. Quadreiserite ja ATV-de 1,5 tundi kestnud sõidus oli quadide arvestuses parim siis Siim Vaide, kes edestas teiseks tulnud Kaspar Kangulit 42 sekundiga. Kolmas oli Mart Montvila. Selles meistrisarja klassis on liider peale 3 etappi, aga Kaspar Kangur, teine Mart Montvila ja kolmas Urmas Liiva. ATV Open klassis võitis Randel Tars, teine oli Alo Lindholm ja kolmas Rainis Poll. Quadide rahvasportklassis võitis Jaanus Tooming, teine oli Raini Roomets ja kolmas Martin Filatov. ATV rahvasportklassi võitja oli Jaan Margus, teine Tanel Veerpalu ja kolmas Ahti Koort. Nendes karikasarja klassides on Open klassi liider Randel Tars, teine sama punktisummaga Alo Lindholm ja kolmas Rainis Poll. ATV rahvasportklassi liider on Tanel Veerpalu, teine Jaan Margus ja kolmas Arvi Käppa. Quadide 100 ja 200 kuubikruste klassis jagunesid kohad ilukasõidul nii, et quadide kindel võitja oli Martin Adamson, teine Brandon Pogačov ja kolmas Oliver Roos. Quadide 100 klassis taas võitja Kevin Saar, teine Karl-Kristjan Kajak ja kolmas Patrik Kurvits. Adamson on ka quad 200 klassi üldliider, olles võitnud kõik 3 etappi. Brandon Pogačov on teine ja Oliver Roos kolmas. Quadide 100 klassis on sama ülekaalukas liider Kevin Saar, seda samuti täiseduga. Teine on Karl-Kristjan Kajak ja kolmas Patrik Kurvits. Kõige nooremate quadide 50 sõidu võitis juba 3. etappi järjest Alex Sale. Teine on 3 etappi kokkuvõttes Markus Kask ja kolmas Tanel Põdra. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.